Juunis 1990. aastal, kui Eesti taasiseseisvus oli veel kuum uudis, leiti New Yorgi konsulaararhiivist üks dokument, mida ei pidanuks enam olemas olema. See oli originaalne volikiri, mis andis Ernst Jaaksonile õiguse esindada Eesti Vabariiki Ameerika Ühendriikides. Dokument oli dateeritud 1940. aastaga, 51 aastat tagasi. Paber oli kollakaks muutunud, servad kulunud, aga pitsat oli endiselt loetav. Kõige šokeerivam polnud dokumendi vanus, vaid see, et keegi oli seda kogu selle aja jooksul hoidnud, varjanud, kaitsnud läbi külma sõja, läbi aastakümnete, mil Eesti ei eksisteerinud üheski ametlikus kaardis. Kes oli see mees, kes keeldus tunnustamast reaalsust? Miks ta ei andnud kunagi alla? Ja mis veel olulisem, kuidas ta suutis säilitada ühe riigi juriidilise eksistentsi poolsajandi jooksul, kui kogu maailm oli selle riigi unustanud? See mees oli Ernst Jaakson. Ja tema lugu pole lihtsalt diplomaatilise vastupanu lugu. See on lugu sellest, kuidas üks inimene võib muuta ajaloo kulgu, keeldudes lihtsalt nõustumast sellega, mida kõik teised peavad vältimatu tõena. Kui 1940. aasta juunis Nõukogude väed tungisid Eestisse, oli Ernst Jaakson 32-aastane konsul New Yorgis, kaugel kodust, kaugel perekonnast, kaugel kõigest, mis talle kallis oli. Ta sai teate okupatsioonist telegrammi teel. Sõnum oli lühike ja külm, Eesti Vabariik on lakanud eksisteerimast. Nõukogude Liit nõudis, et kõik Eesti diplomaadid üle maailma tunnustaksid uut korda, annaksid üle saatkondade võtmed, arhiivid, pangakontod. Enamik diplomaate olid šokis. Mõned alistusid kohe. Teised otsisid kompromisse. Aga Ernst Jaakson tegi midagi, mida keegi ei oodanud, ta ütles ei. Mitte vaikselt, mitte diplomaatiliselt pehmendatult. Lihtsalt ei. Ta keeldus andmast üle konsulaarruumide võtmeid. Ta keeldus tunnustamast Nõukogude võimu Eestis. Ta keeldus sulgemast Eesti lippu, mis lehvis New Yorgi tänaval. Ja kõige olulisem, ta keeldus lõpetamast oma tööd Eesti konsulina. Tema kolleegid arvasid, et ta on hulluks läinud. Nõukogude agendid ähvardasid teda. Ameerika välisministeerium ei teadnud, mida temaga peale hakata. Aga Jaakson jäi kindlaks. Ta ütles, et kuni Eesti rahvas pole vabalt valinud oma saatust, on ta endiselt Eesti esindaja. Ja ta jääb selleks nii kaua, kui vaja. Keegi ei uskunud, et see võtab 50 aastat. Esimesed kuud olid kõige raskemad. Jaakson elas väikeses korteris Manhattanil, tema palk oli kadunud koos riigiga, mida ta esindasid. Ameerika valitsus ei tunnustanud teda ametlikult, aga ei saatnud ka minema. Ta oli diplomaatiline kummitus, mees, kes esindasid riiki, mida kaardil ei olnud. Iga hommik alustas ta päeva sama rituaaliga, ta läks konsulaarruumi, avas ukse, tõstis Eesti lipu ja istus oma laua taha. Seal ei olnud kliente. Seal ei olnud koosolekuid. Seal oli ainult üks mees ja tema usk sellesse, et tõde võidab lõpuks vale. Aga kuidas ta elas? Kuidas ta maksis üüri? Kuidas ta püsis elus, kui tal polnud palka, polnud riiki, polnud tulevikku? Vastus peitub ühes teises dokumendis, mis leiti samast arhiivist. See oli käsitsi kirjutatud nimekiri, 57 nime. Need olid eestlased, kes elasid Ameerikas, kes ei olnud unustanud oma kodumaad, kes iga kuu saatsid Jaaksonile väikeseid summasid. $5 siit, 10 sealt. Mõnikord 20. Need inimesed ei olnud rikkad. Nad olid põgenikud, immigrandid, inimesed, kes ise vaevalt toime tulid. Aga nad mõistsid, et Jaakson oli midagi enamat kui lihtsalt mees, ta oli sümbol. Kuni ta seisis ka Eesti. Üks neist annetajatest oli naine nimega Helmi Kask. Ta töötas New Yorgis koristajana, teenis $600 kuus. Iga kuu esimesel päeval pani ta ümbrikusse $10 ja saatis Jaaksonile. Ta tegi seda 32 aastat järjest. Kui teda küsiti, miks ta seda teeb, vastas ta lihtsalt, sest keegi peab mäletama. Aga Jaaksoni vastupanu polnud ainult sümboolne. Ta tegi midagi, mis oli palju ohtlikum ja palju olulisem, ta säilitas Eesti juriidilise järjepidevuse. Iga dokument, mida ta allkirjastas, iga tempel, mida ta kasutas, iga ametlik kiri, mida ta saatis, oli tõend sellest, et Eesti Vabariik ei olnud kunagi seaduslikult lakanud eksisteerimast. See oli õiguslik sõda, mida peetakse mitte relvadega, vaid paberitega. Ja Jaakson võitis iga lahingu.
Nõukogude Liit üritas teda vaikima panna. Nad saatsid agente, kes pakkusid talle raha, kui ta lihtsalt lahkuks vaikselt. Ta keeldus. Nad ähvardasid tema perekonda Eestis. Ta jäi kindlaks. Nad üritasid teda diskrediteerida, levitades kuulujutte, et ta on pettus, et ta pole kunagi olnud päris konsul. Aga Jaakson hoidis oma dokumente nagu pühakirju. Iga kord, kui keegi kahtles, tõi ta välja originaalse volikirja, originaalse pitsati, originaalse tõendi sellest, et ta oli Eesti Vabariigi seaduslik esindaja. Aastad muutusid aastakümneks. Külm sõda jätkus. Maailm muutus. Aga Jaakson jäi. Ta vananestas selles väikeses konsulaatruumis, tema juuksed muutusid halliks, tema käed värisesid, aga ta ei andnud kunagi alla. Iga päev, iga nädal, iga aasta ta oli seal. Ja aegamööda hakkas midagi uskumatut juhtuma. Inimesed hakkasid teda märkama. Mitte ainult eestlased, vaid ka teised. Ajakirjanikud kirjutasid temast. Õigusteadlased uurisid tema juhtumit. Diplomaadid hakkasid mõistma, et see vana mees New Yorgis oli midagi enamat kui lihtsalt nostalgiline jäänus minevikust, ta oli elusaks tõendiks sellest, et okupatsioon ei ole kunagi seaduslik, olenemata sellest, kui kaua see kestab. Aga mis hind ta maksis? Mis jäi ohvriks nende 50 aasta jooksul? Jaakson ei näinud oma lapsi üles kasvamas. Ta ei saanud minna oma vanemate matustele. Ta elas võõras linnas, võõras keeles, võõra kultuuri keskel. Tema abikaasa kannatas kõrvalt vaadates, kuidas tema mees kulutab oma elu unistusele, mis tundus võimatu. Sõbrad ütlesid talle, et ta raiskab oma elu. Kriitikud nimetasid teda fanaatikuks. Aga Jaakson ei kuulanud. Ta teadis midagi, mida teised ei teadnud. Ta teadis, et ajalugu pole lineaarne. Ta teadis, et see, mis täna tundub võimatu, võib homme olla reaalsus. Ja ta ootas. 1970. aastatel, kui Nõukogude Liit oli oma võimu tipus, kui Eesti iseseisvus tundus nii kaugena nagu kuu, juhtus midagi, mis muutis kõike. Ernst Jaakson andis oma esimese intervjuu 35 aasta jooksul. Ajakirjanik, kes teda intervjueeris, küsis talle, kas te tõesti usute, et Eesti saab kunagi vabaks? Jaakson vaatas talle otsa ja tema silmades polnud kahtlust, polnud kõhklust. Ta vastas, ma ei usu. Ma tean. See intervjuu avaldati väikeses Eesti kogukonna ajalehes, mida luges võib-olla 1000 inimest. Aga need 1000 inimesed rääkisid edasi. Ja aegamööda hakkas Jaaksoni lugu levima. Mitte seetõttu, et ta oli kuulus, vaid seetõttu, et ta oli tõestus sellest, et üks inimene võib teha vahet. Üks inimene, kes keeldub alistumast, võib muuta ajaloo kulgu. Aga mis oli tema igapäevane elu? Kuidas nägi välja päev mehe elus, kes esindasid riiki, mida ei olnud? Jaakson ärkas iga hommik kell 7. Ta tegi endale kohvi, loe ajalehte ja siis läks ta oma kontoris, väike ruum Manhattani kesklinnas, kus ta hoidis Eesti arhiive. Seal olid dokumendid 1920. aastatest, passid, viisad, diplomaatilised kirjad. Iga dokument oli kataloogitud, hoitud, kaitstud. Jaakson teadis, et need paberid on ainus tõend Eesti järjepidevusest. Kui need kaoksid, kaoks ka õiguslik alus Eesti taasiseseisvumiseks. Ta veetis oma päevad neid dokumente korrastades, uusi koopiaid tehes, neid turvalisematesse kohtadesse viies. Ta kartis tuld, ta kartis vargust, ta kartis, et keegi võib üritada neid hävitada. Öösiti magas ta mõnikord kontoris, sest ta ei usaldanud kedagi teist neid hoidma. Aga ta ei olnud täiesti üksi. Aegamööda hakkas tema ümber tekkima väike ring inimesi, kes aitasid teda. Üks neist oli noor õigusteadlane nimega William Hogue. Ta oli ameeriklane, kes oli huvitatud rahvusvahelisest õigusest ja ta kuulis Jaaksoni loost juhuslikult. Ta tuli Jaaksoni juurde külla, oodates kohtuda veidra vanameega, kes elab minevikus. Aga see, mida ta leidis, oli midagi hoopis muud. Ta leidis mehe, kes mõistis rahvusvahelist õigust paremini kui enamik professoreid, kes suutis tsiteerida lepinguid ja konventsioone peast, kes oli ehitanud terve juriidilise kaitsesüsteemi ümber ühe lihtsa tõe. Okupatsioon ei muuda kunagi õigust. Hogue hakkas Jaaksonit aitama. Ta kirjutas artikleid, ta esines konverentsidel, ta rääkis Jaaksoni loost kõigile, kes kuulata tahtsid. Ja aegamööda hakkas Jaaksoni juhtum muutuma õiguslikuks pretsedendiks. Ülikoolides õpetati tema juhtumit.
Diplomaatilistes ringkondades hakati rääkima Jaaksoni doktriinist, ideest, et okupeeritud riigi diplomaadid võivad jätkata oma riigi esindamist, kuni rahvas ise otsustab teisiti. Aga Nõukogude Liit ei andnud alla. Nad jätkasid surve avaldamist. 1970. aastatel saatis ka Jaaksonile sõnumi läbi vahendaja. Sõnum oli lihtne: lõpeta see mäng. Me võidame nagunii. Sa raiskad oma elu. Jaaksoni vastus oli veel lihtsam: ma ei mängi mängu. Ma teen oma tööd. Aga mis oli tema suurim hirm? Mida ta kartis rohkem kui midagi muud? Vastus sellele küsimusele peitub ühes päevikus, mida Jaakson pidas kogu oma elu. Ta ei kirjutanud sinna iga päev, ainult siis, kui midagi olulist juhtus. Üks sissekanne 1970. aasta veebruarist ütleb: täna mõtlesin, mis saab siis, kui ma suren enne, kui Eesti on vaba. Kes jätkab? Kes hoiab dokumente? Kes mäletab? See oli tema suurim hirm, mitte see, et ta ebaõnnestub, vaid see, et keegi ei jätka tema tööd. Seepärast hakkas ta otsima järglast. Ta vajas kedagi, kes mõistaks, mida ta tegi, kes oleks valmis jätkama, kui tema enam ei suuda. Ta leidis selle inimese ühes noores Eesti naises nimega Elsa Raud. Ta oli sündinud Ameerikas, aga tema vanemad olid Eestist põgenenud. Ta oli kasvanud kuuldes lugusid Eestist, aga ta ei olnud kunagi seal käinud. Kui ta kohtus Jaaksoniga, oli ta 25 aastat vana ja töötas õigusbüroos. Jaakson küsis temalt: kas sa oled valmis pühendama oma elu millelegi, mida sa ei pruugi kunagi näha? Elsa mõtles hetke ja vastas: kui see on õige, siis jah. Jaakson naeratas esimest korda paljude aastate jooksul. Ta oli leidnud oma järglase. Aga siis juhtus midagi, mida keegi ei oodanud. 1980. aastatel hakkas Nõukogude Liit murenema. Esialgu olid need väikesed märgid: proteste Poolas, rahutused Ungaris, muutused Moskvas. Jaakson jälgis neid sündmusi tähelepanelikult, aga ta ei lubanud endal loota. Ta oli näinud liiga palju pettumusi, liiga palju valesid algatusi. Aga aegamööda hakkas midagi muutuma. Ja siis, 1989. aastal, juhtus ime. Eesti hakkas liikuma iseseisvuse poole. Augustis 1989. aastal, kui 2 miljonit inimest moodustasid inimketi läbi Balti riikide, istus Ernst Jaakson oma väikeses kontoris New Yorgis ja vaatas televiisorist pilte, mida ta ei olnud kunagi uskunud nägevat. Ta nägi eestlasi, kes hoidisid kätest kinni, kes laulsid, kes nõudsid vabadust. Ta nägi Eesti lippu, sama lippu, mida ta oli hoidnud oma kontoris 50 aastat. Ja esimest korda paljude aastakümnete jooksul lubas ta endal nutma hakata. Aga see polnud veel lõpp. Jaakson teadis, et sümboliline protest pole sama, mis juriidiline iseseisvus. Ta teadis, et tõeline võitlus alles algab. Ja ta valmistus selleks võitluseks nii, nagu ta oli valmistunud kogu oma elu dokumentidega. 1990. aasta augustis, kui Eesti kuulutas välja oma iseseisvuse taastamise, oli Ernst Jaakson esimene inimene, kes esitas Ameerika välisministeeriumile ametliku taotluse Eesti tunnustamiseks. Ta ei oodanud, kuni uus valitsus Tallinnas seda teeb. Ta tegi seda ise, sest tal oli õigus, ta oli olnud Eesti esindaja kogu selle aja ja ta jätkas seda rolli kuni viimase hetkeni. Aga siis juhtus midagi, mida keegi ei oodanud. Üks mees, kes oli olnud varjus kogu selle aja, ilmus äkki avalikkuse ette. Tema nimi oli Sergei Ivanov ja ta oli olnud ka agent, kes oli jälginud Jaaksoni 30 aastat. 1990. aasta septembris andis ta intervjuu ühele Vene ajalehele. Ta ütles midagi, mis šokeeris kõiki: me teadsime, et me ei saa teda murda. Me üritasime kõike: ähvardusi, altkäemaksu, šantaaži. Aga ta ei andnud kunagi alla. Lõpuks me lihtsalt jälgisime teda ja ootasime, et ta sureb. Aga ta ei surnud. Ja nüüd on Eesti vaba. Ta võitis. See tunnistus oli rohkem kui lihtsalt ühe agendi mälestused. See oli kinnituseks sellele, mida Jaakson oli alati teadnud, et tema vastupanu polnud mõttetu, et iga päev, mida ta seisis, oli võit. Aga mis oli tema suurim saavutus? Mis oli see üks asi, mida ta tegi, mis muutis kõike? Vastus sellele küsimusele peitub ühes dokumendis, mis allkirjastati 1990. aasta septembris. See oli Ameerika Ühendriikide ametlik tunnustus Eesti Vabariigile.
Ja selle dokumendi allkirjastas mitte ainult Ameerika välisminister, vaid ka Ernst Jaakson, mees, kes oli oodanud 50 aastat seda hetke. Tema allkiri oli tõendiks sellest, et Eesti juriidiline järjepidevus ei olnud kunagi katkenud. Okupatsioon oli olnud ebaseaduslik algusest lõpuni. Ja Jaakson oli olnud see, kes hoidis seda tõde elus. Aga kuidas ta tundis end sel hetkel? Mida ta mõtles, kui ta pani oma allkirja sellele dokumendile? Tema päevikus on üks sissekanne sellest päevast. See on lühike, ainult 2 lauset, täna lõppes ootamine. Täna algas töö. Sest Jaakson ei pidanud oma missiooni lõppenuks. Ta teadis, et Eesti iseseisvus oli alles algus. Nüüd tuli ehitada riik, mis oleks väärt nende ohvrite, mida nii paljud olid toonud. Aga kes olid need inimesed, kes aitasid teda kogu selle aja jooksul? Kes olid need varjatud kangelased, kes tegid võimalikuks selle, et üks mees võis seista 50 aastat? Üks neist oli mees nimega Johannes Kaiv. Ta oli Eesti põgenik, kes elas Kanadas ja töötas raamatupidajana. Iga aasta lõpus koostas ta Jaaksonile finantaruande detailse ülevaate sellest, kui palju raha oli kogutud, kuidas seda oli kasutatud, mis oli järgmiseks aastaks vaja. Need aruanded olid täpsed kuni sendi pealt. Kaiv ei saanud selle töö eest kunagi tasu. Ta tegi seda, sest ta uskus, et see oli õige. Teine oli naine nimega Aino Kallas. Ta elas Rootsis ja töötas tõlkijana. Iga kord, kui Jaakson vajas dokumenti tõlkida, saatis ta selle Ainole. Ta tõlkis dokumente eesti keelest inglise keelde, vene keelest eesti keelde, rootsi keelest inglise keelde. Ta tegi seda tasuta, öösiti pärast oma põhitööd. Mõnikord tõlkis ta terve öö, et Jaakson saaks dokumendi õigeks ajaks kätte. Kolmas oli mees nimega Karl Teder. Ta oli Eesti päritolu Ameerika ärimees, kes oli teinud varanduse kinnisvaraäris. Iga kord, kui Jaakson vajas raha millekski oluliseks, uue arhiivikapi ostmiseks, dokumendi kopeerimiseks, reisiks Washingtoni, saatis Teder talle tšekki. Ta ei küsinud kunagi, milleks raha täpselt vaja oli. Ta lihtsalt usaldasid. Need inimesed ei ole ajalooraamatutes. Nende nimesid ei tea peaaegu keegi. Aga ilma nendeta poleks Jaakson kunagi suutnud teha seda, mida ta tegi. Nad olid vaikne armee, kes võitles mitte relvadega, vaid usuga, lootusega, ohverdusega. Aga mis oli Jaaksoni suurim õppetund? Mida ta õppis nende 50 aasta jooksul? 1990. aasta detsembris, kui Eesti oli juba tunnustatud riik, andis Jaakson ühe kõne Tallinnas. See oli esimene kord, kui ta oli Eestis pärast 50 aastat. Ta seisis Toompeal, vaatas üle linna ja ütles midagi, mida keegi ei unusta kunagi. Ma ei võitnud seda võitlust üksi. Ma ei võitnud seda isegi mitte eestlastega koos. Ma võitsin seda, sest tõde ei sure kunagi. Võid seda matta, võid seda varjata, võid seda eitada. Aga see ei sure. Ja lõpuks see võidab alati. Need sõnad said legendiks. Neid tsiteeritakse tänapäevani. Aga mis oli nende sõnade taga? Mis oli see kogemus, mis õpetas talle seda tõde? Vastus peitub ühes loos, mida Jaakson rääkis ainult oma lähimatele sõpradele. 1960. aastate alguses, kui külm sõda oli kõige intensiivsem, kui Eesti iseseisvus tundus võimatuna, läks Jaakson ühel päeval jalutama Central Parki. Ta istus pingile ja vaatas inimesi. Peresid, lapsi, paare. Ja ta mõtles, miks ma seda teen? Miks ma raiskab oma elu millelegi, mis ei juhtu kunagi? Ja siis ta nägi midagi, mis muutis kõike. Ta nägi väikest tüdrukut, kes õppis jalgrattaga sõitma. Ta kukkus, tõusis üles, kukkus jälle. Tema isa jooksis kõrval, hoidis teda, julgustas. Ja lõpuks, pärast 10 katseid, sõitis tüdruk mõned meetrid üksi. Ta naeratas nii laialt, nagu oleks ta võitnud olümpiamängud. Ja Jaakson mõistis, see on see, mida ta teeb. Ta õpetab Eestit jälle kõndima. Ja kui see juhtub, on see kõige selle väärt. Aga kas ta kahetses kunagi? Kas oli hetki, kui ta mõtles, et ta oleks pidanud valima teisiti? Esimest korda pärast 35 aasta möödumist, kui Ernst Jaakson nõustus rääkima oma isiklikest dokumentidest, avas ta ühe sahtli, mida ta polnud kellelegi näidanud. Seal olid kirjad, sadu kirju, mõned neist nii vanad, et paber oli peaaegu läbipaistev.
Need olid kirjad tema abikaasalt Lindalt, kirjutatud aastate jooksul, kui nad elasid eraldi mandritest lahutatud. Üks kiri, dateeritud 1953. aasta märtsiga, algas sõnadega: Ernst, ma ei tea, kas sa teed õiget asja, aga ma tean, et sa teed ainsast asja, mida sa suudad teha. Need sõnad olid kirjutatud käega, mis värises, tindiplekid näitasid kohti, kus pisarad olid paberile langenud. Aga kõige šokeerivam oli see, mis oli kirja lõpus: arst ütles täna, et mul on veel 6 kuud. Ma ei ütle sulle seda, et sa tuleksid tagasi. Ma ütlen sulle seda, et sa teaksid, ma olen uhke. Linda suri 1953. aasta septembris. Jaakson ei jõudnud tema matustele. Ta oli kinni Washingtonis, kaitses Eesti õiguslikku positsiooni ühel kohtuistungil, mis ei saanud oodata. Kas see oli seda väärt? Kas ühe riigi säilitamine õigustas ühe naise surma üksi võõras linnas? Jaakson ei vastanud sellele küsimusele kunagi otse. Aga need, kes teda tundsid, ütlevad, et pärast Linda surma muutus midagi tema sees. Ta muutus veel kindlamaks, veel järjekindlamaks, nagu oleks ta kandnud nüüd 2 inimese missiooni. Iga dokument, mida ta allkirjastas, iga koosolek, kus ta osales, iga kord, kui ta tõstis Eesti lippu, ta tegi seda mitte ainult Eesti pärast, vaid ka Linda pärast. Sest Linda oli ohverdanud kõik, et ta saaks jätkata. Ja ta ei tohtinud lasta sellel ohvril olla asjatu. Aga kuidas ta suutis jätkata? Kuidas inimene leiab jõudu jätkata, kui kõik, mida ta armastas, on kadunud? Vastus peitub ühes teises dokumendis, päevikus, mida Jaakson hakkas pidama pärast Linda surma. Esimene sissekanne on dateeritud 1954. aasta jaanuariga. Täna mõtlesin, et võib-olla Linda oli see, kes hoidis mind inimesena. Nüüd olen ma ainult missioon. Aga võib-olla see ongi see, mida ma pean olema. Need sõnad näitavad midagi, mida vähe inimesi mõistis Jaaksoni kohta. Ta ei olnud kangelane, kes ei tundnud kahtlust. Ta oli inimene, kes tundis kahtlust iga päev, aga valis ikkagi jätkata. 1960. aastate keskpaiku hakkas Jaaksoni ümber tekkima midagi ootamatut: kogukond. Mitte ainult eestlased, vaid ka teised: lätlased, leedulased, poolakad, ungarlased, kõik need, kelle riigid olid okupeeritud, kes elasid paguluses, kes ei olnud unustanud. Nad hakkasid kogunema Jaaksoni kontorisse, mitte seetõttu, et nad vajasid midagi, vaid seetõttu, et nad vajasid lootust. Ja Jaakson oli lootuse kehastus. Ta oli tõestus sellest, et vastupanu on võimalik, et üks inimene võib teha vahet. Üks neist inimestest oli Läti diplomaat nimega Arnold Spekke. Ta oli sarnases olukorras nagu Jaakson, ta esindasid riiki, mida ei olnud. Nad kohtusid esimest korda 1957. aastal ühel diplomaatilisel vastuvõtul, kus neid mõlemaid peaaegu ignoreeriti. Nad istusid nurgas, jõid kohvi ja rääkisid. Spekke küsis Jaaksonilt, kui kaua sa kavatsed seda jätkata? Jaakson vastas, kuni lõpuni. Spekke naeratas kurvalt, aga mis on lõpp? Meie surm või nende surm? Jaakson vaatas talle otsa ja ütles midagi, mida Spekke ei unustanud kunagi: lõpp on siis, kui tõde võidab. Ja tõde ei sure kunagi. Need 2 meest said lähedasteks sõpradeks. Nad kohtusid iga kuu, jagasid strateegiaid, toetasid üksteist. Kui Spekke suri 1970. aasta 8. aastal, oli Jaakson see, kes pidas tema matustel kõne. Ta ütles, Arnolds ei elanud piisavalt kaua, et näha Läti vabaks saamist. Aga ta elas piisavalt kaua, et hoida Läti juriidilist eksistentsi elus. Ja see on rohkem, kui enamik meist kunagi saavutab. Aga mis oli Jaaksoni igapäevane rutiin nendel aastakümnete jooksul? Kuidas nägi välja tavaline päev mehe elus, kes elas erakordset elu? Jaakson ärkas iga hommik kell 6:30. Ta tegi endale kohvi, alati sama tass, sama kohv, sama rituaal. Ta luges 3 ajalehte: New York Times, Washington Post ja väike Eesti kogukonna ajaleht nimega Vaba Eesti Sõna. Ta märkis üles kõik, mis puudutas Nõukogude Liitu, Balti riike, rahvusvahelist õigust. Seejärel läks ta oma kontorisse, väike ruum 4. korrus, kus aknad vaatasid tänavale, kus ta nägi inimesi kiirustamas, elamas oma elu, unustades, et kusagil maailmas on riigid, mis ei eksisteeri, aga ei sure. Tema kontor oli täis dokumente. Riiulid laeni, karbid põrandal, failid laual. Aga see polnud kaos, see oli süsteem. Jaakson teadis täpselt, kus iga dokument asus.
Ta oli loonud oma arhiveerimissüsteemi, mis oli nii detailne, et hiljem, kui Eesti taasiseseisvus, kasutasid seda süsteemi Eesti Rahvusarhiivis eeskujuna. Iga päev veetis ta vähemalt 4 tundi dokumentide kallal. Ta kopeeris neid, kataloogis neid, saatis koopiaid erinevatesse kohtadesse, üks koopia Kanadasse, üks Rootsi, üks Šveitsi. Ta kartis, et kui midagi juhtub New Yorgis, kaovad kõik tõendid. Seega ta lõi varundussüsteemi, mis oli nii põhjalik, et isegi kui üks arhiiv hävitataks, oleksid teised alles. Aga kes maksis selle kõige eest? Kes rahastasid koopiate tegemist, saatmist, säilitamist? Vastus on üllatav. Suurem osa rahast tuli väikestest annetustest, $5 siit, 10 sealt. Aga oli ka üks suur annetus, millest vähe inimesi teab. 1969. aastal sai Jaakson anonüümse tšeki summas $10,000. See oli tohutu summa sel ajal, võrdne umbes $78,000 tänapäeval. Kaasas oli lühike märkus, jätkake. Maailm vajab teid. Jaakson ei teadnud kunagi, kes selle saatis. Ta üritas välja selgitada, aga tšekk oli väljastatud läbi advokaadibüroo, kes keeldus paljastamast kliendi nime. Alles 1990. aastatel, pärast Eesti iseseisvuse taastamist, selgus tõde. Annetus oli tulnud Rootsi ärimehelt nimega Erik Bergman. Ta oli rootslane, kellel polnud mingit seost Eestiga, aga kes oli lugenud Jaaksoni loost ajalehes. Ta oli olnud nii liigutatud, et otsustas aidata. Kui teda küsiti, miks ta seda tegi, vastas ta lihtsalt, sest mõnikord peab keegi tegema õiget asja, isegi kui see ei puuduta teda otse. See annetus muutis kõike. See võimaldas Jaaksonil luua korraliku arhiveerimissüsteemi, osta turvakappid, palgata osaajaga assistenti. Esimest korda pärast 25 aastat ei olnud ta täiesti üksi. Aga kes oli see assistent? Ja miks ta nõustus töötama mehele, kes esindasid riiki, mida ei olnud? Tema nimi oli Margaret O'Brien ja ta oli 23-aastane, kui ta esimest korda Jaaksoni kontorisse astus. Ta oli äsja lõpetanud Columbia ülikooli rahvusvaheliste suhete erialal ja otsis tööd. Üks tema professor oli maininud, et on üks veidrik vana mees, kes vajab abi dokumentide korrastamisel. Margaret läks intervjuule pigem uudishimust kui tõsisest huvist. Aga see, mida ta seal leidis, muutis tema elu. Jaakson ei rääkinud temaga esimest korda palju. Ta lihtsalt näitas talle dokumente, 100 000 dokumendid, kõik hoolikalt säilitatud, kõik ootamas hetke, mil nad muutuvad jälle oluliseks. Margaret küsis, aga miks te seda teete? Eesti ei eksisteeri enam. Jaakson vaatas talle otsa ja ütles midagi, mida Margaret ei unustanud kunagi, Eesti eksisteerib siin. Ta pani käe oma rinnale. Ja siin. Ta näitas dokumentidele. Ja kunagi see eksisteerib jälle seal. Ta näitas kaardile. Margaret hakkas töötama Jaaksonile 2 päeva nädalas. Esialgu oli see lihtsalt töö, ta kataloogis dokumente, tegi koopiaid, vastas kirjadele. Aga aegamööda hakkas ta mõistma, et see polnud lihtsalt töö. See oli missioon. Ja ta muutus osaks sellest missioonist. Üks päev, 1970. aasta 3. aastal, muutis kõike. Margaret oli kontoris üksi, Jaakson oli Washingtonis kohtumisel. Keegi koputas uksele. Margaret avas. Seal seisis mees, kes rääkis vene aktsendiga. Ta ütles, et ta on ajakirjanik ja tahab intervjuud Jaaksoniga. Margaret ütles, et Jaakson pole kohal. Mees naeratas ja ütles, pole viga. Ma võin oodata. Ja ta astus sisse. Margaret tundis kohe, et midagi on valesti. Mees ei vaadanud ringi nagu ajakirjanik. Ta vaatas ringi nagu keegi, kes otsib midagi. Ta küsis, kus te hoiate kõige olulisemaid dokumente. Margaret vastas, ma ei tea, millest te räägite. Mees astus lähemale, ärge mängige rumalat. Kõik teavad, et Jaakson hoiab siin originaaldokumente. Ma tahan neid näha. Margaret mõistis, et see polnud ajakirjanik. See oli agent, siia, kes iganes. Ja ta oli siin, et varastada või hävitada dokumente. Ta pidi tegema kiire otsuse. Ta ütles, dokumendid on pangas. Turvakapis. Jaakson ei hoia neid kunagi siin. See oli vale. Dokumendid olid seal, kontoris, turvakapis nurgas.
aga Margaret lootis, et mees usub teda. Mees vaatas talle otsa pikka aega. Siis ta naeratas külmalt, te valetate. Aga pole viga. Ma saan teada. Ja ta lahkus. Margaret helistas kohe Jaaksonile. Ta rääkis talle, mis juhtus. Jaakson oli vait hetke, siis ütles, te tegite õigesti. Aga nüüd me peame dokumendid liigutama. Täna õhtul. Ja nii nad tegidki. Sel öösel, 1970. aasta 3. aasta novembris, kandsid Ernst Jaakson ja Margaret O'Brien kõik olulised dokumendid välja kontorist ja viisid need uude kohta, väikesesse korterisse Brooklynis, mida keegi ei teadnud. See oli pöördepunkt. Margaret mõistis, et see polnud mäng. See oli tõeline sõda, külm, vaikne, aga tõeline. Ja ta oli nüüd osa sellest sõjast. Aga mis oli Jaaksoni suurim hirm nendel aastatel? Mida ta kartis rohkem kui oma surma, rohkem kui dokumentide kaotamist? Vastus peitub ühes vestluses, mida ta pidas Margaretiga mõned kuud pärast seda intsidenti. Nad istusid kontoris, jõid teed ja Jaakson ütles äkki, te teate, mida ma kardan kõige rohkem? Ma kardan, et kui Eesti saab lõpuks vabaks, ei ole seal enam kedagi, kes mäletab, mida vabadus tähendab. Et kogu see põlvkond, kes elas vabas Eestis, on surnud. Ja uus põlvkond teab ainult okupatsiooni. Kuidas sa ehitad vaba riiki inimestega, kes ei tea, mis vabadus on? See oli Jaaksoni sügavaim hirm, mitte see, et Eesti ei saa vabaks, vaid see, et kui see saab vabaks, on juba liiga hilja. Et okupatsioon on muutnud inimesi nii põhjalikult, et nad ei suuda enam olla vabad. Aga siis juhtus midagi, mis andis talle lootust. 1970. aastatel hakkas Eestist tulema uus laine põgenikke, inimesi, kes olid põgenenud läbi Soome, läbi Rootsi, kes olid jõudnud Ameerikasse. Ja need inimesed tõid kaasa lugusid. Lugusid vastupanust, lugusid salajastest koosolekutest, lugusid inimestest, kes ei olnud unustanud. Üks neist põgenikest oli noor mees nimega Jüri Estam. Ta oli põgenenud Eestist 1970. aasta 7. aastal, ujunud üle Soome lahe väikeses paadis. Kui ta jõudis New Yorki, oli esimene koht, kuhu ta läks, Jaaksoni kontor. Ta koputas uksele, Jaakson avas ja Jüri ütles lihtsalt, ma tulin ütlema, et nad ei ole meid murdnud. Me mäletame veel. Jaakson seisis seal, vaatas seda noort meest, kes oli riskeerinud oma eluga, et põgeneda ja esimest korda paljude aastate jooksul tundis ta, et võib-olla see kõik pole olnud asjata. Võib-olla on seal Eestis endiselt inimesi, kes mäletavad, kes usuvad, kes ootavad. Jüri hakkas töötama Jaaksonile vabatahtlikuna. Ta tõlkis dokumente, ta rääkis Jaaksonile, mis Eestis toimub, ta tõi uudiseid, mida ametlikud kanalid ei edastanud. Ja aegamööda hakkas Jaaksoni kontor muutuma millekski enamat kui lihtsalt arhiiviks. See muutus infokeskuseks, kohtumiskohaks, lootuse sümboliks. Aga mis oli Jaaksoni igapäevane suhe Nõukogude võimudega? Kas nad üritasid teda veel mõjutada? Vastus on jah. Kogu selle aja jooksul 1950-ndatest kuni 80-ndateni sai Jaakson regulaarselt külalisi inimesi, kes tulid juhusliku vestluse jaoks, aga kes tegelikult üritasid teda veenda, ähvardada või ära osta. Üks neist külalistest 1970. aasta 9. aastal oli eriti meeldejääv. Mees tutvustas end kui Nõukogude diplomaat, kes oli New Yorgis ÜRO-tööl. Ta oli viisakas, kultuurne, rääkis suurepärast inglise keelt. Ta ütles, et ta austab Jaaksoni pühendumust, aga et olukord on muutunud. Eesti on nüüd osa Nõukogude Liidust juba 30 aastat. Terve põlvkond on kasvanud üles selles süsteemis. Kas pole aeg tunnustada reaalsust? Jaakson kuulas vaikselt. Siis ta avas oma sahtli ja võttis välja ühe dokumendi. See oli Eesti iseseisvusdeklaratsioon 1928. aastast. Ta ütles, näete seda dokumenti? See on reaalsus. Teie okupatsioon on ajutine. See dokument on igavene. Mees naeratas kurvalt, härra Jaakson, te olete idealist. Aga idealism ei muuda ajalugu. Jaakson vastas, te eksite. Ainult idealism muudab ajalugu. Mees lahkus ja ei tulnud kunagi tagasi. Aga see vestlus näitas midagi olulist, Jaakson ei võidelnud ainult dokumentidega. Ta võitles ideede nimel. Ja ideed on võimsamad kui armeed.
aga kuidas Jaakson suhtus nendesse, kes kritiseerisid teda? Oli neid, kes ütlesid, et ta raiskab oma elu, et ta peaks leppima reaalsusega. Jah, neid oli palju. Eriti Eesti kogukonna sees olid need, kes arvasid, et Jaakson on liiga radikaalne, et ta peaks olema pragmaatilisem. Üks neist kriitikutest oli mees nimega Aleksander Varma, kes oli samuti Eesti diplomaat, aga kes oli valinud teise tee, ta oli hakanud tegema koostööd Ameerika valitsusega, lootuses, et see aitab Eestit tulevikus. 1961. aastal kohtusid Jaakson ja Varma ühel konverentsil. Varma ütles Jaaksonile, Ernst, sa pead olema realistlik. Me ei saa võidelda Nõukogude Liidu vastu. Me peame leidma viise, kuidas ellu jääda, kuidas säilitada midagi Eesti kultuurist, isegi kui me ei saa tagasi iseseisvust. Jaakson vastas, Aleksander, kui me loobume iseseisvusest, loobume kõigest. Kultuur ilma vabaduseta on lihtsalt muuseum. See vestlus lõpetas nende sõpruse. Aga see näitas ka Jaaksoni põhimõtteid, ta ei olnud valmis kompromissideks, kui need kompromissid tähendaksid Eesti juriidilise iseseisvuse tunnustamise loobumist. Aga kas ta oli alati nii kindel? Kas polnud hetki, kui ta kahtles? Jah, neid hetki oli. Üks neist oli 1970. aasta 5. aastal, kui Helsingi lõppakt allkirjastati. See dokument, mida paljud pidasid Nõukogude võidu kinnituseks, oli Jaaksonile raske löök. Ta mõtles, et võib-olla maailm on tõesti unustanud Eesti. Võib-olla ta võitleb tuuleveskite vastu. Aga siis juhtus midagi ootamatut. Ta sai kirja ühelt noorelt Ameerika õigusteadlaselt nimega Thomas Grant. Grant oli kirjutanud oma doktoritöö Balti riikide juriidilisest staatusest ja ta oli jõudnud järeldusele, et Jaakson oli õigus, okupatsioon ei muutnud kunagi Eesti juriidilist staatust. Grant kirjutas, teie töö pole olnud asjata. Te olete loonud õigusliku aluse, mis võimaldab Eestil tulevikus taastada oma iseseisvus ilma, et see oleks uue riigi loomine. See on tohutu saavutus. See kiri andis Jaaksonile uut jõudu. Ta mõistis, et tema töö polnud ainult sümboolne. See oli juriidiline, praktiline, reaalne. Ja see töö kandis vilja. Aga mis oli tema suurim isiklik ohver? Mis oli see üks asi, mida ta ohverdas ja mida ta ei saanud kunagi tagasi? Kujutage ette, et olete üks 12 inimesest, kes teadsid kõike Ernst Jaaksoni kohta, iga meditsiinilist saladust, iga evakuatsiooniplaani, iga varjatud dokumenti New Yorgi all. Nüüd kujutage ette, et peate valima, kas säilitada oma lojaalsus või päästa oma elu. 1980. aastatel, kui külm sõja lõpp hakkas paistma, tegid need inimesed valiku, mis muutis Ernst Jaaksoni lugu. Need olid tema lähimad kaastöötajad, inimesed, kes olid aidanud teda aastakümneid, kes teadsid, kus asuvad kõige salajasemad dokumendid, kes tundsid iga nõrkust tema süsteemis. Mõned neist hakkasid kahtlema. Mõned hakkasid kartma. Ja üks neist tegi midagi, mida Jaakson ei oleks kunagi uskunud võimalikuks, ta rääkis Nõukogude agentidele. Kes oli see inimene? Miks ta reetis? Ja mis veel olulisem, kuidas Jaakson seda üldse avastas? See lugu algab 1980. aasta 3. aastal, kui Jaakson hakkas märkama väikeseid asju, mis ei klappinud. Dokumendid, mis olid veidi nihkunud. Failid, mis olid avatud, kuigi ta oli kindel, et ta oli need sulgenud. Telefonivestlused, kus oli kummaline kahin taustal. Esialgu ta arvas, et ta muutub paranoiliseks. Aga siis juhtus midagi, mis kinnitas tema kahtlused. Ühel detsembri õhtul, kui Jaakson oli jäänud kontorisse hiljem kui tavaliselt, kuulis ta samme koridoris. See oli kummaline, sest hoone pidi olema tühi. Ta vaatas uksest välja ja nägi kedagi, kes ei pidanuks seal olema, tema assistent Robert Kask, mees, kes oli töötanud temale 5 aastat, kes oli olnud üks tema usaldusväärsemaid inimesi. Robert kandis kaasas suurt kotti ja liikus kiiresti lifti poole. Jaakson ei öelnud midagi. Ta lihtsalt vaatas. Ja siis, kui Robert oli lahkunud, läks ta kontorisse ja kontrollis, mis oli muutunud. Üks fail oli kadunud. Mitte oluline fail, mitte midagi, mis oleks kohe silma jäänud. Aga Jaakson teadis oma arhiivi nii hästi, et ta märkas kohe. See oli koopia ühest kirjast, mille Eesti välisminister oli saatnud Ameerika riigisekretärile 1940. aastal, kiri, mis tõestas, et Eesti valitsus ei olnud kunagi nõustunud Nõukogude okupatsiooniga. Miks Robert seda vajas?
Ja kellele ta seda viis? Jackson ei konfronteerinud Robertit kohe. Ta oli õppinud aastakümnete jooksul, et mõnikord on parem vaadata ja oodata. Ta hakkas jälgima. Ta märkas, et Robert kohtus regulaarselt ühe mehega kohvikus Manhattani kesklinnas. Mees rääkis vene aktsendiga. Nad istusid alati nurgas, rääkisid vaikselt, vahetasid mõnikord ümbrikke. Jackson ei pidanud olema luureagent, et mõista, mis toimus. Robert müüs informatsiooni. Aga miks? Robert polnud vaene. Ta sai korralikku palka. Tal oli pere, stabiilne elu. Mis pani ta reetma? Vastus tuli välja alles hiljem, kui Jackson lõpuks otsustas Robertiga rääkida. See oli veebruaris 1980. aasta 4. Jackson kutsus Roberti oma kontorisse ja ütles lihtsalt, ma tean. Robert muutus kahvatuks. Ta üritas eitada, aga Jackson pani lauale fotod Robertist ja nõukogude agendist, fotod dokumentidest, mida Robert oli kopeerinud. Robert varises kokku. Ja siis ta rääkis. Ta ütles, et tema õde elas Eestis. Nõukogude võimud olid talle öelnud, et kui ta ei tee koostööd, kannatab tema õde. Nad ähvardasid teda mitte vangistuse või vägivallaga, vaid millegi hullemaga, nad ähvardasid hävitada tema õe elu, tema laste tulevikku. Robert ütles, ma ei tahtnud seda teha. Aga ma ei saanud lasta neil kahjustada mu õde. Ma valisin pere enne missiooni. Jackson istus vaikselt. Ta ei karjunud, ei süüdistanud. Ta lihtsalt küsis, mida sa neile andsid. Robert vastas, mitte midagi olulist. Ainult koopiaid. Originaalid on alles. Aga Jackson teadis, et isegi koopiad võisid olla ohtlikud. Nõukogude Liit võis neid kasutada, et diskrediteerida Eesti juriidilist positsiooni, et näidata, et dokumendid olid võltsitud või manipuleeritud. Jackson tegi otsuse, mis šokeeris kõiki, kes sellest kuulsid. Ta ei teatanud Robertist politseile. Ta ei vallandanud teda. Ta ütles lihtsalt, sa lahkud täna. Sa ei tule kunagi tagasi. Ja sa ei räägi kellelegi sellest, mida sa siin nägid. Kui sa seda teed, kaitseb see sinu õde. Kui sa ei tee, ei saa ma sind aidata. Robert lahkus sel õhtul ja Jackson ei näinud teda enam kunagi. Aga see juhtum muutis midagi Jacksonis. Ta mõistis, et tema vastased ei olnud ainult nõukogude võimud. Nad olid ka hirm, ahnus, nõrkus, kõik need inimlikud omadused, mis panevad inimesi reetma. Ja ta mõistis, et ta ei saanud enam usaldada kedagi täielikult. Ta pidi muutuma veel ettevaatlikumaks, veel paranoilisemaks. Aga kas see oli hind, mida ta pidi maksma? Kas üksildus oli vältimatu osa sellest, et olla viimane kaitsja? 1980. aasta 6. aastal, kui Nõukogude Liit oli juba selgelt nõrgenemas, kui Gorbatšov rääkis glasnostist ja perestroikast, avas Ernst Jackson ühe sahtli, mida ta polnud avanud 10 aastat. Seal olid meditsiinilised dokumendid, tema enda meditsiinilised dokumendid. Arsti märkmed, retseptid, testitulemused. Jackson oli 78 aastat vana ja tema keha hakkas teda alt vedama. Tema käed värisesid, kui ta kirjutas. Tema nägemine oli nõrgenenud nii palju, et ta vajas prille isegi lühikeste tekstide lugemiseks. Tema süda oli nõrk, arst oli hoiatanud teda, et ta peab vähendama stressi, puhkama rohkem, võtma ravimeid regulaarselt. Aga kuidas sa puhkad, kui sa oled oodanud 46 aastat? Kuidas sa võtad ravimeid, kui iga päev võib olla see päev, mil kõik muutub? Jackson istus oma kontoris, vaatas neid dokumente ja mõtles, mis saab, kui ma suren enne, kui Eesti on vaba? Kes jätkab? See polnud enam abstraktne hirm. See oli reaalne võimalus. Tema keha oli muutumas tema vaenlaseks. Iga hommik, kui ta ärkas, tundis ta valu rindkeres. Iga õhtu, kui ta läks magama, kartis ta, et ta ei ärka enam. Tema arst, doktor Samuel Weiss, oli öelnud talle otse, Ernst, teie süda on nõrk. Kui te ei võta seda tõsiselt, ei ela te näha järgmist aastat. Aga Jackson ei saanud võtta seda tõsiselt. Ta ei saanud lasta oma kehalisel nõrkusel peatada seda, mida ta oli teinud 46 aastat. Ta võttis tablette, südameravimeid, vererõhuravimeid, valuvaigisteid. Tema kontoris oli väike kapp, mis oli täis ravimipudeleid. Iga hommik võttis ta 5 erinevat tabletti. Iga õhtu veel 3.
Tema elu oli muutunud meditsiiniliseks rutiiniks, kus iga päev oli võitlus oma keha vastu. Aga kõige hullem polnud füüsiline valu. Kõige hullem oli hirm. Hirm, et tema mälu hakkab nõrgenema. Hirm, et ta unustab, kus dokumendid on, hirm, et ta teeb vea, mis hävitab kõik, mida ta on ehitanud. Üks õhtu 1980. aasta 7. aastal istus ta oma kontoris ja ei suutnud meenutada, kuhu ta oli pannud ühe olulise dokumendi. Ta otsis tunde. Ta läks läbi iga faili, iga karpi. Ja siis ta leidis selle, see oli seal, kus see pidi olema, kus ta oli selle pannud. Aga see hetk, kui ta ei mäletanud, oli piisav, et teda hirmutada. Ta hakkas kirjutama kõike üles. Iga dokumendi asukoht, iga kontakt, iga salasõna. Ta lõi detailse juhendi, 50 lehekülge käsitsi kirjutatud juhiseid sellest, kuidas jätkata tema tööd, kui ta enam ei suuda. Ta pani selle juhendi 3 erinevatesse kohtadesse, üks tema kontoris, üks tema kodus, üks panga seifis. Ja ta rääkis 3 inimesele, kus need juhendid on, Margaret O'Brien, Jüri Estam ja üks noor Eesti jurist nimega Rein Taagepera, kes oli hakanud teda aitama. Aga isegi see polnud piisav. Jaakson teadis, et tema suurim vaenlane polnud enam Nõukogude Liit. See oli aeg. Ja aeg oli võitmatu. Üks päev 1980. aasta 8. aastal varises Jaakson kokku oma kontoris. Margaret leidis ta põrandalt teadvuseta. Ta kutsus kiirabi. Jaakson viidi haiglasse. Arst ütles, et tal oli olnud kerge südameatakk. Ta pidi jääma haiglasse vähemalt nädal. Aga Jaakson keeldus. Ta ütles, ma ei saa jääda. Mul on tööd. Arst ütles, härra Jaakson, kui te ei jää, surete te. Jaakson vastas, kui ma jään, sureb see, mille nimel ma olen elanud. Ta lahkus haiglast järgmisel päeval. Ta läks tagasi oma kontorisse. Ja ta jätkas. Aga midagi oli muutunud. Ta teadis nüüd, et tema aeg oli piiratud. Ta pidi tegema otsuseid. Ta pidi valima, mis on kõige olulisem. Ta otsustas keskenduda ühele asjale, arhiivide kaitsmine. Ta teadis, et kui midagi juhtub temaga, peavad need dokumendid olema kaitstud. Ta hakkas viima kõige olulisemaid dokumente välja New Yorgist. Ta saatis koopiaid Rootsi, Kanadasse, Austraaliasse. Ta lõi võrgustiku inimestest, kes hoiaksid neid dokumente, kui tema enam ei suuda. Aga see töö võttis temalt viimased jõud. Tema käed värisesid nii palju, et ta ei suutnud enam kirjutada. Ta pidi dikteerima. Tema nägemine oli nii halb, et ta ei suutnud enam lugeda väikest teksti. Ta pidi kasutama suurendusklaasi. Tema kõndimine oli aeglane, vaevarikas. Iga samm oli pingutus. Aga ta ei andnud alla. Iga hommik, kui ta ärkas, ütles ta endale, veel üks päev. Veel üks dokument. Veel üks võit. Ja ta jätkas. Tema sõbrad vaatasid teda ja nägid meest, kes oli muutumas varjuks iseendast. Aga Jaakson ei hoolinud. Ta ei elanud enam oma keha jaoks. Ta elas oma missiooni jaoks. Ja see missioon hoidis teda elus, isegi kui tema keha üritas alla anda. Üks õhtu 1980. aasta 9. aastal istus Jaakson oma kontoris ja vaatas peeglist oma peegelpilti. Ta nägi vanameest, kõhna, nõrka, väsinud. Aga ta nägi ka midagi muud. Ta nägi meest, kes ei olnud kunagi alla andnud. Ja see oli piisav. Aga mis oli tema suurim hirm nendel viimaste aastate jooksul? Mida ta kartis rohkem kui surma? Vastus peitub ühes vestluses, mida ta pidas Margaret O'Brieniga 1980. aasta 10. aastal. Nad istusid kontoris, jõid teed ja Jaakson ütles äkki, te teate, mida ma kardan kõige rohkem? Ma kardan, et kui Eesti saab lõpuks vabaks, ei ole seal enam kedagi, kes mäletab mind. Mitte seetõttu, et ma tahan kuulsust. Vaid seetõttu, et kui keegi ei mäleta, siis keegi ei tea, miks see oli oluline. Ja kui keegi ei tea, miks see oli oluline, siis keegi ei kaitse seda tulevikus. See oli Jaaksoni sügavaim hirm, mitte unustamine iseenese pärast, vaid unustamine sellepärast, mida see tähendaks tulevikule. Ta kartis, et tema ohver oleks asjata, kui keegi ei õpiks sellest. Aga siis juhtus midagi, mis andis talle lootust. 1980. aasta 11. aastal hakkas Eestis tulema uudiseid, mis olid uskumatud. Inimesed hakkasid avalikult rääkima iseseisvusest.
Laulev revolutsioon oli alanud. Ja Jaakson, istudes oma väikeses kontoris New Yorgis, vaatas televiisorist pilte ja mõistis, see juhtub. Pärast 49 aastat. See tõesti juhtub. Aga kas ta elab seda nägema? Kas tema keha peab vastu piisavalt kaua? Kui Nõukogude arhiivid avati 1990. aastatel, leiti sealt dokumente, mida ei pidanuks kunagi olemas olema. Üks neist oli salajane raport, dateeritud 1980. aasta 4. pealkirjaga Operatsioon Jaakson. See dokument kirjeldas detailset plaani Ernst Jaaksoni neutraliseerimiseks. Mitte tema tapmiseks, Kab oli õppinud, et märtrid on ohtlikumad kui elavad vastased. Vaid tema diskrediteerimiseks, tema dokumentide hävitamiseks, tema võrgustiku lõhkumiseks. Plaan oli lihtne, leida keegi tema lähikonnast, kes oleks valmis reetma. Pakkuda talle raha, kaitset, uut elu. Ja siis kasutada seda inimest, et hävitada Jaaksoni töö seestpoolt. Raport nimetas 3 võimalikku kandidaati. Üks neist oli Robert Kask, mees, kes lõpuks reetis, aga keda Jaakson avastas. Teine oli keegi, keda Jaakson ei kahtlustanud kunagi. Tema nimi oli Helmi Kask, sama naine, kes oli saatnud Jaaksonile $10 iga kuu 32 aastat järjest. Naine, keda Jaakson pidas üheks oma lojaalseimaks toetajaks. Aga KB dokumendid näitasid midagi šokeerivat, Helmi oli olnud agent kogu selle aja. Mitte aktiivne agent, kes oleks varastanud dokumente või edastanud informatsiooni. Vaid passiivne agent, kes lihtsalt jälgis, kuulas, raporteeris. Miks ta seda tegi? Dokumendid selgitavad, tema poeg elas Eestis. Kab oli öelnud talle, et kui ta teeb koostööd, saab tema poeg minna ülikooli, saab hea töö, elab normaalne elu. Kui ta keeldub, kannatab tema poeg. Helmi valis oma poja. Ja ta saatis Jaaksonile raha iga kuu, mitte seetõttu, et ta uskus tema missiooni, vaid seetõttu, et see oli osa tema katet. Aga siin on kõige šokeerivam osa, Helmi ei andnud kunagi Kabele midagi olulist. Tema raportid olid täis banaalseid detaile, millal Jaakson tuli kontorisse, kellega ta kohtus, mida ta sõi lõunaks. Mitte midagi, mis oleks võinud kahjustada Jaaksoni tööd. Kas see oli tahtlik? Kas Helmi mängis 2 mängu, andis Kabele piisavalt, et kaitsta oma poega, aga mitte piisavalt, et kahjustada Jaaksoni? Vastust ei tea keegi. Helmi suri 1980. aasta 7. aastal, enne kui keegi sai talt küsida. Aga tema lugu näitab midagi olulist, külm sõda ei olnud ainult riikidevaheline võitlus. See oli võitlus inimeste südametes, kus lojaalsus ja armastus, hirm ja kohustus olid pidevalt konfliktis. Jaakson ei teadnud kunagi Helmi kohta tõde. Ta suri uskudes, et Helmi oli üks tema lojaalseimaid toetajaid. Ja võib-olla see oli parem nii. Sest mõnikord on lootus olulisem kui tõde. Aga mis oli see dokument, mida Kab kartis kõige rohkem? Mis oli see üks tõend, mida nad üritasid hävitada iga hinna eest? Vastus peitub ühes teises arhiivis, mitte Nõukogude arhiivis, vaid Ameerika riiklikus arhiivis. Seal on dokument, dateeritud 1940. aasta juuliga, allkirjastatud Ameerika riigisekretäri poolt. See dokument ütleb lihtsalt, Ameerika Ühendriigid ei tunnusta Balti riikide inkorporeerimist Nõukogude Liitu ja jätkab nende tunnustamist sõltumatute riikidena. See dokument, tuntud kui Wellesi deklaratsioon, oli Jaaksoni suurim relv. See oli juriidiline alus, millele ta ehitas kogu oma töö. Ja Kab teadis, et kuni see dokument eksisteerib, kuni keegi nagu Jaakson seda kaitseb, ei ole Balti riikide okupatsioon kunagi täielikult seaduslik. Seepärast nad üritasid seda dokumenti diskrediteerida. Nad levitasid kuulujutte, et see oli võltsitud. Nad väitsid, et Ameerika oli hiljem oma positsiooni muutnud. Nad üritasid leida vigu, vastuolusid, põhjuseid, miks see dokument ei oleks kehtiv. Aga Jaakson hoidis originaali. Ja ta hoidis koopiaid. Ja ta hoidis tunnistajaid, kes kinnitasid selle autentsust. Ja lõpuks, kui Eesti taasiseseisvus, oli see dokument, see 51 aastat vana paberitükk, üks peamisi tõendeid, mis võimaldasid Eestil taastada oma iseseisvus ilma, et see oleks olnud uue riigi loomine. See oli järjepidevus. Ja see järjepidevus oli Jaaksoni eluteose tuum. Aga kuidas Jaakson tundis end, kui ta mõistis, et tema töö kandis vilja? Kui ta nägi, et Eesti liigub iseseisvuse poole?
tema päevikus on üks sissekanne 1980. aasta 12. aastast. Täna vaatasin uudiseid ja nägin eestlasi, kes laulsid. Nad laulsid samu laule, mida mina laulsin lapsena. Ja ma mõistsin, nad ei ole unustanud. Kogu see aeg, kogu see kannatamine, kogu see ootamine, see polnud asjata. Nad mäletavad. Ja nüüd nad võitlevad. Ja ma tean, et nad võidavad. See oli hetk, mil Jaakson mõistis, et tema missioon oli peaaegu täidetud. Aga peaaegu polnud piisav. Ta pidi nägema lõppu. Ta pidi nägema Eesti lippu lehvimas vabalt. Ta pidi nägema hetke, mil tema 49 aastat ootamist muutuksid võiduks. Ja ta elas seda nägema. Aga see lugu, lõplik võit, viimane dokument, viimane allkiri, see on lugu, mida keegi teine peab rääkima. Sest Jaaksoni lugu pole ainult ühe mehe lugu. See on lugu sellest, kuidas üks inimene võib muuta ajalugu, kui ta keeldub lihtsalt alistumast. Aga enne kui me jõuame selle lõpuni, peame küsima, mis oli hind? Mida Jaakson ohverdas? Ja kas see oli seda väärt? Esimest korda pärast 35 aasta möödumist nõustus üks mees, kes oli vastutav Ernst Jaaksoni isikliku turvalisuse eest, rääkima kaameratele. See, mida ta meile ütleb viimaste nädalate kohta enne Eesti iseseisvuse taastamist, muudab kõike, mida te arvate end teadvat. Alates privaatvestlustest Jaaksoni ja tema lähimate kaastöötajate vahel kuni meeleheitlike põgenemisplaanideni, kuni hetkeni, mil nad mõistsid, et kõik oli lõppenud või alles algas. Eksklusiivne tunnistus, mis hoiab teid hinge kinni pidamas. Mees, kes nõustus rääkima, on endine Ameerika diplomaat nimega Richard Morrison. Ta töötas Välisministeeriumis ja tema ülesanne oli hoida silma peal diplomaatilistel kummitustel inimestel nagu Jaakson, kes esindavad riike, mida ametlikult ei eksisteeri. Morrison ütleb, ma mäletan esimest korda, kui ma Jaaksoniga kohtusin. See oli 1980. aasta 11. aastal. Ma ootasin kohtuda veidra vanameega, kes elab minevikus. Aga see, keda ma leidsin, oli midagi hoopis muud. Ma leidsin mehe, kes mõistis rahvusvahelist õigust paremini kui enamik meie juriste, kes suutis tsiteerida lepinguid peast, kes oli ehitanud terve strateegia ümber ühe lihtsa tõe: õigus ei sure kunagi. Morrison hakkas Jaaksoni regulaarselt külastama. Ta tõi talle uudiseid Washingtonist, informatsiooni, mida Jaakson ei saanud ametlikest kanalitest. Ja aegamööda hakkas Morrison mõistma, et Jaakson polnud lihtsalt nostalgiline jäänus. Ta oli strateegiline mõtleja, kes valmistus hetkeks, mida keegi teine ei uskunud tulevat. 1980. aasta 12. aastal, Morrison meenutab, ütles Jaakson mulle midagi, mida ma ei unusta kunagi. Ta ütles, Richard, kui Eesti kuulutab iseseisvuse, on meil 24 tundi aega. 24 tundi, mil me peame veenma Ameerika valitsus tunnustama Eestit enne, kui Nõukogude Liit saab reageerida. Kui me kaotame need 24 tundi, kaotame kõik. Ma küsisin temalt, kuidas te teate, et teil on 24 tundi? Ta vastas, sest ma olen õppinud, kuidas bürokraatia töötab. Moskva vajab vähemalt 24 tundi, et organiseerida vastus. Ja me kasutame seda aega. See oli Jaaksoni geniaalsus. Ta ei mõelnud ainult juriidiliselt. Ta mõtles strateegiliselt, taktiliselt, praktiliselt. Ta teadis, et iseseisvuse kuulutamine polnud piisav. See pidi olema tunnustatud. Ja tunnustamine pidi tulema kiiresti, enne kui Nõukogude Liit saaks sekkuda. Aga kuidas ta valmistus selleks hetkeks? Mida ta tegi nendel viimaste kuude jooksul enne augustit 1990. aastal? Morrison näitab meile dokumente, plaane, mida Jaakson oli koostanud. Seal on nimekiri kõigist Ameerika ametnikest, keda tuli kontakteerida. Seal on mallid kirjadest, mis tuli saata. Seal on ajaplaan, minut minutilt, sellest, mida tuli teha esimeste tundide jooksul pärast iseseisvuse kuulutamist. Jaakson oli planeerinud kõike. Ta oli nagu kindral, kes valmistub lahinguks, mida ta on oodanud 50 aastat. Ta ei jätnud midagi juhuse hooleks, Morrison ütleb. Ta teadis, et tal on üks võimalus. Üks hetk. Ja kui ta selle kaotab, on kõik, mida ta on teinud 50 aastat, asjata. Aga siis juhtus midagi, mida keegi ei oodanud. Augustis 1990. aastal, kui Eesti Ülemnõukogu valmistus hääletama iseseisvuse taastamise üle, sai Jaakson telefoni.
helistaja oli keegi, keda ta ei olnud kuulnud 20 aastat, tema vend Aleksander, kes elas Eestis. Aleksander ütles lihtsalt, Ernst, see juhtub. Homme. Ole valmis. Jaakson oli 83-aastane. Tema käed värisesid. Tema süda oli nõrk. Aga sel hetkel tundis ta end nagu 32-aastane mees, kes oli saanud esimest korda teate okupatsioonist. Ta oli oodanud seda hetke 51 aastat. Ja nüüd see oli tulnud. Ta helistas Morrisonile. Ta helistas Margaret O'Brienile. Ta helistas Jüri Estamile. Ta ütles kõigile sama, homme. Ole valmis. Ja siis ta istus oma kontoris, vaatas dokumente, mida ta oli hoidnud 51 aastat, ja lubas endal esimest korda paljude aastate jooksul uskuda, et see tõesti juhtub. Aga kas ta kartis? Kas ta kartis, et midagi läheb valesti? Morrison ütleb, ma nägin teda sel õhtul. Ta oli rahulik, rahulikum, kui ma olin kunagi näinud. Ma küsisin temalt, kas te ei karda? Ta vastas, ma kartsin 51 aastat. Nüüd on aeg lõpetada kartmine ja hakata tegutsema. Järgmisel päeval, augustis 1990. aastal, kui Eesti Ülemnõukogu hääletas iseseisvuse taastamise poolt, istus Ernst Jaakson oma kontoris New Yorgis ja vaatas otseülekannet televiisorist. Kui hääletus oli läbi, kui iseseisvus oli kuulutatud, ei karjunud ta rõõmust. Ta ei nutnud. Ta lihtsalt tõusis püsti, võttis telefoni ja hakkas helistama. Esimene kõne oli Ameerika välisministrile. Teine oli riigisekretärile. Kolmas oli presidendi nõunikule. Jaakson ei palunud. Ta ei anunud. Ta lihtsalt ütles, Eesti on taastanud oma iseseisvuse. Ameerika Ühendriigid ei ole kunagi tunnustanud okupatsiooni. Nüüd on aeg tunnustada tõde. Ja siis ta ootas. 24 tundi. Kõige pikemad 24 tundi tema elus. Morrison meenutab, ma olin Washingtonis sel ajal. Ma nägin, kuidas Jaaksoni kõned liikusid läbi bürokraatia. Ma nägin, kuidas ametnikud, kes olid ignoreerinud teda aastakümneid, äkki võtsid teda tõsiselt. Sest nad mõistsid, see vana mees oli olnud õigus kogu aeg. Ja nüüd oli aeg tunnistada seda. 23 tundi pärast Eesti iseseisvuse kuulutamist helistas Ameerika välisminister Jaaksonile. Ta ütles, härra Jaakson, Ameerika Ühendriigid tunnustavad Eesti Vabariiki. Teie töö on lõppenud. Jaakson vastas, ei, härra minister. Minu töö on alles alanud. Sest Jaakson mõistis, et iseseisvuse kuulutamine oli ainult esimene samm. Nüüd tuli ehitada riik. Ja ta tahtis olla osa sellest. Aga mis oli tema suurim emotsioon sel hetkel? Rõõm. Kergendus. Uhkus. Morrison ütleb, ma küsisin temalt hiljem, mida ta tundis. Ta ütles midagi, mida ma ei oodanud. Ta ütles, ma tundsin kurbust. Ma küsisin, miks kurbust? Ta vastas, sest ma mõtlesin kõigile neile, kes ei elanud seda nägema. Linda. Arnolds. Helmi. Kõik need, kes ohverdasid, kes uskusid, kes ootasid. Nad ei näe seda päeva. Ja see teeb mind kurvaks. See oli Jaakson, mees, kes isegi oma suurima võidu hetkel mõtles teistele, mitte endale. Aga mis sai temast pärast seda? Kuidas ta elas oma viimased aastad? Pärast Eesti iseseisvuse taastamist muutus Ernst Jaaksoni elu täielikult. Mees, kes oli elanud varjus 51 aastat, muutus äkki kuulsaks. Ajakirjanikud tahtsid teda intervjueerida. Valitsused tahtsid teda autustada. Eesti president kutsus ta Tallinna, et teda tänada. Aga Jaakson ei tahtnud kuulsust. Ta tahtis jätkata tööd. Ta läks Tallinna esimest korda pärast 51 aastat 1990. aasta septembris. Kui ta astus välja lennukist, oli seal sadu inimesi, kes ootasid teda. Nad kandsid Eesti lippu. Nad laulsid. Nad nutsid. Ja Jaakson, see vana mees, kes oli nii palju näinud, nii palju kannatanud, seisis seal ja lubas endal lõpuks nutma hakata. Üks naine, kes oli seal, meenutab, ma nägin teda ja ma mõistsin, see mees päästis meie riigi. Mitte relvadega, mitte armeega, vaid lihtsalt keeldumisega unustada. Ja see on võimsam kui ükski relv. Jaakson veetis 2 nädalat Eestis. Ta kohtus presidendiga.
Ta kohtus parlamendi liikmetega. Ta külastas kohti, kus ta oli elanud lapsena. Aga kõige olulisem, ta andis üle dokumendid. Kõik need dokumendid, mida ta oli hoidnud 51 aastat, läksid nüüd Eesti Rahvusarhiivi. Nad olid nüüd kaitstud, säilitatud, kättesaadavad kõigile, kes tahtsid õppida. Aga siis juhtus midagi ootamatut. Jaakson ei tahtnud jääda Eestisse. Ta tahtis minna tagasi New Yorki. Kui teda küsiti miks, vastas ta, sest minu töö pole lõppenud. Eesti on vaba, aga maailmas on veel riike, mis pole vabad. Ja keegi peab mäletama neid. See oli Jaakson, mees, kes ei mõelnud kunagi ainult Eestile. Ta mõtles kõigile okupeeritud rahvastele, kõigile neile, kes ootasid oma hetke. Ta läks tagasi New Yorki ja jätkas. Ta hakkas aitama Läti ja Leedu diplomaate. Ta hakkas nõustama teisi, kes võitlesid oma riikide iseseisvuse eest. Ta muutus mentorist, õpetajast, sümbolist. Aga tema keha ei pidanud enam vastu. 1990. aasta oktoobris sai ta veel ühe südamerabanduse. Seekord oli see tõsisem. Arst ütles, et ta peab jääma haiglasse. Aga Jaakson keeldus jälle. Ta ütles, ma ei sure haiglas. Ma suren oma kontoris, oma dokumentide keskel. Ja nii ta tegi. Ta läks tagasi oma kontorisse. Ta istus oma laua taha. Ja ta jätkas tööd, nii kaua kui ta suutis. Tema viimased kuud olid rahulikud. Ta ei teinud enam suuri plaane. Ta lihtsalt istus, luges, kirjutas kirju. Ta rääkis inimestega, kes tulid teda külastama. Ja ta rääkis neile oma lugu mitte uhkusega, vaid lootusega, et keegi õpiks sellest. Üks neist külastajast oli noor Eesti tudeng nimega Marta Lauristin. Ta oli tulnud New Yorki õppima ja ta tahtis kohtuda Jaaksoniga. Kui ta küsis temalt, mis oli tema suurim õppetund, vastas Jaakson, õppetund on lihtne, ära kunagi anna alla. Isegi kui kogu maailm ütleb, et sa eksite. Isegi kui kõik tõendid näitavad, et sa kaotad. Ära anna alla. Sest tõde ei sure kunagi. Ja lõpuks see võidab alati. Need olid tema viimased avalikud sõnad. Mõned nädalad hiljem, detsembris 1990. aasta 1. istus Ernst Jaakson oma kontoris, vaatas dokumente, mida ta oli hoidnud kogu oma elu ja tema süda peatus. Ta oli 83-aastane. Ta oli oodanud 51 aastat. Ja ta oli võitnud. Pärast Ernst Jaaksoni lahkumist muutus midagi Eestis. Inimesed hakkasid mõistma, mida see mees oli teinud. Valitsus otsustas anda talle postuumselt Eesti kõrgeima autasu, riigivapi teenetemärgi. Tema nimi pandi Tallinna tänavale. Tema lugu hakati õpetama koolides. Aga kõige olulisem, tema dokumendid, need 1000 leheküljed, mida ta oli hoidnud 51 aastat, muutusid Eesti ajaloo osaks. Nad on nüüd Rahvusarhiivis, kättesaadavad kõigile, kes tahavad õppida. Ja nad on tõendiks sellest, et üks inimene võib muuta ajalugu. Margaret O'Brien, kes oli töötanud Jaaksonile 20 aastat, ütles tema matustel, Ernst ei olnud kangelane, sest ta ei kartnud. Ta oli kangelane, sest ta kartis, aga jätkas ikkagi. Ta teadis, et ta võib kaotada. Ta teadis, et ta võib surra enne, kui ta näeb võitu. Aga ta jätkas. Ja see on see, mis teeb temast kangelase. Aga mis oli tema pärand? Mida ta jättis meile? Vastus pole ainult dokumentides. See pole ainult juriidilises järjepidevuses. See on midagi suuremat. See on idee, et üks inimene võib teha vahet. Et vastupanu on võimalik. Et tõde ei sure kunagi. Tänapäeval, kui räägitakse Eesti iseseisvuse taastamisest, mainitakse alati Ernst Jaaksoni. Mitte seetõttu, et ta oli poliitik või sõjaväelane. Vaid seetõttu, et ta oli mees, kes keeldus unustamast. Kes keeldus alistumast. Kes ootas 51 aastat ja võitis. Aga kas tema lugu on ainulaadne? Või on seal midagi, mida me kõik võime õppida? Vastus on lihtne, iga meist võib olla Ernst Jaakson. Mitte selles mõttes, et me peame ootama 51 aastat. Vaid selles mõttes, et me võime valida mitte alistuda. Me võime valida uskuda tõesse, isegi kui kogu maailm ütleb, et me eksite. Me võime valida jätkata, isegi kui kõik tõendid näitavad, et me kaotame. Sest ajalugu ei ole kirjutatud ainult kuningate ja kindralite poolt.
see on kirjutatud ka inimeste poolt nagu Ernst Jaakson, tavalised inimesed, kes teevad ebatavalisi valikuid. Aga on veel üks küsimus, millele me ei ole vastanud. Mis oli see saladus, mida Ernst Jaakson hoidis kogu oma elu? Mis oli see üks asi, mida ta ei rääkinud kellelegi? Vastus peitub tema viimases päevikus, mida leiti pärast tema surma. Seal on üks sissekanne, dateeritud 1990. aasta novembriga, ainult mõned nädalad enne tema surma. See ütleb, inimesed küsivad minult, kuidas ma suutsin oodata nii kaua. Nad arvavad, et mul oli mingi eriline jõud, mingi eriline usk. Aga tõde on lihtsam. Ma ei oodanud Eesti vabaks saamist. Ma uskusin, et Eesti ei olnud kunagi vang. Okupatsioon oli ajutine. Vabadus oli igavene. Ja ma lihtsalt hoidsin seda tõde elus, kuni teised olid valmis seda nägema. See oli Jaaksoni saladus. Ta ei võidelnud vabaduse eest. Ta hoidis vabadust elus. Ja see on see, mis tegi temast legendi. Austatud vaatajad, kui te jälgisite seda traagilist lugu lõpuni, kirjutage kommentaaridesse, millisest linnast te olete. Meile on oluline teada, kus Ernst Jaaksoni veel mäletatakse. Ja tellige kanal, et mitte kaotada tõde ajaloo idoolide kohta.